ma olen terve päeva istunud arvuti taga ja osati või tegelikult täielikult ilmselt selle tõttu, et ma lähen puhkusele. Ma olen nii excited, et ma lähen oma ema ja vennaga, me läheme Alaniasse. Kui sa oled mind aastaid YouTube'is jälginud, siis sa tead, et Alania on see koht, kus me alati iga aasta emaga käime. Esimene kord, kui me seal ära käisime, me tegime kokkulepet, davai, teeme selle meie iga-aastaseks puhkuse kohaks. See aasta see juhtub olema muidugi natuke veidral ajal, me läheme aprillis. Ja mulle reaalselt tulevad mingid TikTokid praegu ette, kuidas inimesed arvasid, et nad lähevad soojama reisile ja seal on 10 kraadi sooja. No ma lohutan end sellega, et vähemalt kui ma ärkan, siis esimene asi, mis ma aknast välja vaadates näen, on palmipuu ja meri. Aga ühesõnaga, ma olen teinud ettevalmistusi puhkusele minekuks, mis tähendab seda, et ma olen pidanud väga palju arvutitööd tegema. Ja mul on vaja pausi nüüd sellest. Ja ma mõtlesin, et parim viis võtta endale paus on tegelikult filmida teile ära ka lõpuks see Q&A video, mida ma juba mõnda aega tagasi oma Instagram stories mainisin. Et ma tean, et ma ei ole ammu ühtegi Q&A teinud, täpsemalt aasta aega. Tain on praegu Bahamal, nii et mina pean viima Luna tema vanemate juurde selleks ajaks, kui ma ise ka puhkusel olen, ma olen ära nädal aega. Siis ma mõtlesin, et võiks teha neile midagi head selle eest. Ja ma testisin üks päev, või no tegelikult mõnda aega tagasi, pistaatsiarullide retsepti. Ma ei tea, miks mul pistaatsiarullide isu tuli. Kuna ma siin multitaskin, eks ju, terve päeva oma tööasjadega, siis mõtlesin, et ma jagan teiega ka seda retsepti. Või no täpsemalt tegelikult lihtsalt kasutan ära seda võimalust, et ma lihtsalt jäpin ja pläkutan. Ja samal ajal mu käed võiksid ju midagi kasulikult teha. Selle retsepti, mida ma kasutan taigna jaoks, ma panen teile videokirjeldusse. Ja et ma ei peaksin vahepeal selliseid lisamärkusi tegemist reaalselt. Taigna retsept on üks ühele selle lingi pealt leitava retseptiga ja ainukene, mis ma siis erinevalt teen selle lingi retseptist on see, et ma panen oma rullide vahele siis Lidlist leitud sellise pistaatsiakreemi ja ma ilmselt panen sinna vahele, kas ma saan lahti? Ja saan küll, sest olete mul siin kapi all. Panen sinna vahele pistaatsiaid ka, sest et miks mitte. Kas midagi veel peaks ütlema? Ei, ma arvan, me võime alustada ja tegelikult võtta ka esimese küsimuse, aga enne ma otsin retsepti välja. Ma võtan need küsimused muide täiesti segamini, nii et mingit loogikat siit ärge otsige. Ühesõnaga, esimene küsimus oli, et kas on tulemas ka soojamareisi videot. Ja ma tegelikult olen kahe vahel, et kas vlogida seekord seda Alania trippi või mitte. Sest ma ütlesin oma emale ka, et kui me lähme uuesti Alaniasse, siis see on see koht, kus ma olen nii palju käinud. See tähendab, et ma olen enamus kohti juba ka seal näinud. Ja ma tahaksin nagu täielikku puhkust, on ju. See tähendab seda, või no see hõlmab ka seda, et ma otseselt ei filmi, sest et filmimisega sa pead ikkagi ajutööd tegema ja sa pead mõtlema, et okei, mis kaadreid mul vaja on, kas mul on piirolli vaja, millist päeva ma vlogin, millist päeva mitte, kuidas me need päevad planeerime. Ühesõnaga, ehk siis ma tegelikult alguses ütlesin oma emale, et ma ei kavatse seda reisi vlogida, aga nüüd ma mõtlen, et kuna see on esimene kord, kui mu vend ka kaasa tuleb ja ma ei mäleta reaalselt viimast korda, kui ma oma venna ja emaga koos reisil käisin, siis see tunduks ikkagi nagu selline tore mälestus, mis luua endale. Et vastus on jah, ma kindlasti vlogin seda. Ma arvan, seni kuni ma oma piima siin soojendan, me saame võtta kohe järgmise küsimuse ja küsimus on siis, kas sa oled tänaseks ise enda tööandja, kuidas see läheb? Ja ma näen, et siin on olnud üks küsimus veel, mis on seotud, et kuidas alustasid sotsiaalmeedia sisu loomist teistele ettevõtetele nippe. Ühesõnaga, ja, ma olen täielikult ise enda tööandja. Kuidas sellega läheb? Kui me võtame suures pildis, siis läheb väga hästi. Nagu selles mõttes, et ma ei saa kurta, iseenda tööandja olemine annab ikkagi väga palju vabadust, nagu millest me räägime. Meil on käes esmaspäev, kell on 13:56 päeval ja ma filmin teile YouTube'i videod ja küpsetan pistaatsiarulle, nagu see ütleb kõik. Ehk siis sellel on nagu väga mitu positiivset külge. Nii-öelda sellises, kui me ei vaata suurpilti ja me vaatame lihtsalt väikeseid detaile, siis ma ütleks, et see on ka väga
keeruline kohati ja samuti stressirohke, sest et sa ise vastutad enda sissetuleku eest. Sa ise vastutad selle eest, et kõik su tööd saaksid tehtud. Sa vastutad ise kvaliteedi eest, nagu sa vastutad kõige eest oma nimega. Ma ütleks, et aasta algus näiteks oli kõvasti keerulisem. Just siis nagu tööotsade mõttes ja ka selles mõttes, et eks ju ma olin 6 aega USA-s. Kui ma olen 6 aega USA-s, siis näiteks minu see sotsiaalmeedia pool, taskusõbrannade pool, koostööde pool, see on mingis mõttes kergel pausil. Jah, mingeid asju ma sain teha ja tegingi, aga just nagu need nii-öelda sellised tööotsad, mis sulle toovad natukene rohkem sisse, need kõik olid pausil. Nii et näiteks märts oli palju raskem kuu selles mõttes, et mu sissetulek oli palju väiksem veebruarist. Ja see ongi nagu see teine külg, et sa ei saa kunagi arvestada, et palju sul sisse tuleb iga kuiselt. Mõni kuu võib sul tulla nagu väga hea summa sisse niimoodi, et sa võiksid kõrvale ka panna, mida ma ka üldjuhul teen, et ma üritan niimoodi teha, et ma ei kuluta kogu raha ära. Ma alati kulutan nii palju, kui vaja on ja mitte rohkem. Ehk siis see ebastabiilsus on vahepeal väga stressirohke, aga suures pildis ma ei muudaks seda. Ja kuidas ma alustasin seda, et ma hakkasin tegema siis sotsiaalmeediat või nii-öelda sotsiaalmeedia sisu teistele ettevõtetele. Issand, kuidas see algas? Ma tean, et aasta oli siis 2020 ja kes see oli? Ma vist hakkasin YouTube'i kõigepealt tegema, eks ju. Ja YouTube'iga, kuna mulle meeldis videoproduktsioon või üldse nagu videoid monteerida, siis ma katsetasin igast nagu asju. Ja sealt kuidagi tulid nagu esimesed sotsiaalmeedia koostööd. Ja kuna ma nendesse panin ka tõesti nagu kogu oma hinge, kõik oskused, mis mul olid ja ma üritasin ennast edasi arendada, siis need koostöövideod läksid kvaliteedi poolest aina paremaks minu arust. Nagu õnnest ma vahepeal vaatan neid videosid, mis ma tegin ja mõtlen nagu how the fuck ma oskasin teha sellised asju. Tol hetkel ma olin nii selle sees ja ettevõtted nägid seda ja tihti nagu mu juurde tuldigi soovitusega, et see ettevõte teeks sinuga koostööd, ma tean seda turundusjuhti, ma sooviks, et sa teeksid meile ka nii-öelda näiteks UGC sisu, ehk siis user generated sisu. Ja sealt järjest läkski nagu see pall kuidagi veerema. Et nipid ongi, mul ei ole muud nippi, kui et lihtsalt tee oma asja hingega. Ja ürita alati paremini, nagu ürita alati hüpata üle enda nii-öelda saavutuste, et nagu ma tegin selle, nüüd ma tahan veel paremini ja ma tahan veel detailsemalt, mis iganes. Ma lasen iga kord selle piima liiga kuumaks ja kui sa selle pärmi sisse paned, et ta aktiveeruks. Ja no ma ei saa aru, mis nüüd ütleb nagu mingi, et oleks käetemperatuur. Ma ei tea, äkki mul on palavik, äkki mu kehatemperatuur on keskmisest kõrgem, nagu palju see temperatuur olema peab ja ega mul ei ole seda kraadiklaasi. Termomeetrit, haps, see on see õige sõna, et seda mõõta. Nii et ma jätan ta siia jahtumast, mul on tunne, et ta on natukene liiga soe. Ja ma segan lihtsalt seni kõik kuivad asjad kokku, sest muidu ma lihtsalt raiskan aega. Üks asi, mis ma selle retsepti juures teistmoodi teen, mis ei ole nii-öelda ka kirjas siis seal retseptis, mis ma selle lingi panin. Ma kasutan kaerapiima lihtsalt sellepärast, et see on piim, mida ma ise tarbin igapäevaselt. Meil ei ole kodus tavapiima ja kaerapiimaga töötab kõik väga hästi. Nii et jah, lihtsalt infoks. Ja üks asi, mis ma teen veel teistmoodi, mida tavaliselt pärmitaigendas ei tehta üldse, ma arvan, või ma ei ole siiamaani näinud, väga paljud teeksid seda. Aga ma lisan küpsetuspulbrit sellele jahusegule lihtsalt sellepärast, et minu arust iga kord, kui ma lisan küpsetuspulbrit, ma lisan umbes no 2 teelusikat, sest et eelmine kord ma panin sellele poolele kogu selle 1 teelusika, nii ma lisan 2 teelusikat küpsetuspulbrit. I swear to God, nagu need rullid tulevad nii palju fluffimad, nii palju suuremad ja ma ei tea, kas on sellepärast, et ma oskan seda pärmi nii hästi aktiveerida või siis sellepärast, et see küpsetuspulber on siin sees. Igal juhul üks kord ma seda ei pannud, ei tulnud nii head, nii et nüüd iga kord ma panen pärmitaignast küpsetuspulbrit. Okei.
väga paljud küsisid bachata kohta ka ja ilmselge ka miks, eks ju, sest et see on osa minust, see on üks suurimaid osasid minu elus praegu. Aga mõned põnevamad, mis siin on siis, kas bachata maailmas tunned pigem toetavat keskkonda või konkurentsi ja mis on kõige nõmedam kokkupuude olnud kaastöölistega tantsuvallas? Kui ma lugesin seda küsimust, siis ma nagu esmane reaktsioon oli, et kõik ju toetavad ja siis sekund hiljem ma hakkasin mõtlema, aga keda ma petan, ei ole ju nii. Ühesõnaga, ma ei näe nagu otseselt sellist nagu konkurentsi teistes, sest et ma ei võta seda niimoodi. Ma pean ainult ise endale midagi tõestama ja ma ju teen seda sellepärast, et ma lihtsalt armastan tantsimist ja ma tantsin, sest see tekitab muus hea tunde. Küll aga kindlasti näiteks, ma ei taha, et te arvate, et ma olen mingi nagu, et see ei ole siiras. Nagu ilmselgelt näiteks, kui sa jällegi oled mind pikemalt jälginud, siis sa tead, et enne kui Leo mu partneriks hakkas, siis tal oli teine partner, teine tantsupaariline siis. Ja see teine tantsupaariline läks siis kokku Leo parima sõbraga ja nemad on nüüd ametlik tantsupaar. Ja eks ikka natukene on see tunne vahepeal, et ma tahan, et me vähemalt nendest oleks nagu natukene eespool, kas siis sotsiaalmeedias, kas mingite bookingutega, lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kas see on mu enda sisemine mingi mure, et Leo vaatab, et miks ma jätsin oma eelmise paarilise, kui Kaisaga läheb halvemini või et nagu, miks ma jätsin oma eelmise paarilise, kui temaga oleks läinud sama hästi või mis iganes. Nii et eks see on nagu nii-öelda see konkurentsitunne, mida mina ise vahepeal tunnen. Aga üleüldiselt ma seda konkurentsitunnet ei tunne niimoodi. Küll aga, kas ma tunnen toetavat keskkonda? Väga vähe. On need prantslased, mis nad on, muide. Aga kui mõni prantsuse artist paneb video sotsiaalmeediasse, siis kõik prantsuse nii-öelda tantsijad on kommentaarides, jätavad pikkasid, nunnusid, armsaid, toetavaid kommentaare. Kas Eestis sama asi on teema? Ei ole. Üldse mitte. Mina ei ole väga tundnud nii-öelda, et kõik nii-öelda ruutiks ja oleks nagu mingi, let's go, Kaisa, nagu nii äge, et viid Eestit mingi kaardi peale. Ma ei tunne seda väga. On olnud mõned üksikud inimesed. Ilmselgelt mu enda sõbrad on mu suurimad cheerleaderid ja ma ei ütle nende kohta midagi. Kui ma võtan lihtsalt üleüldise bachata maailma, siis eestlaste poolt ma seda tuge väga ei tunne üldse. Et ainukest, kes ongi, on mu sõbrad, siis bachata stuudiost on siis paar treenerit, kes ka on nagu kuidagi nii-öelda siis Kelly Angel, nad ei vaata mu videosid, aga ma võin nime öelda Kelly Angel, kes nagu aeg-ajalt, kui näiteks mingi saavutus on, et kas ma õpetasin Genevas või et ma õpetasin USAs või mis iganes. Ja siis nad nii-öelda panevad sinna tiimi chati või Angelis paneb tiimi chati, et ja et we are so proud of Kaisa ja blablabla, et ta nagu toob selle välja, et on mingi väike saavutus on. Et nagu mõndade inimeste poolt ma tunnen tuge, mis on nagu selline siiras, nagu heatahtlik toetus. Aga väga palju on bachata maailmas ka seda, et see toetus, mis sa nii-öelda saad, et see ei ole siiras. Et see lihtsalt sa tead, et keegi näitab seda toetust ja et me oleme sinu taga ja we are supporting you ainult sellepärast, et nad loodavad sinult midagi saada. Eestlased ei taha väga üksteist toetada. Mis värk sellega on? Nagu, miks meil lihtsalt on, nagu, meil on hea meel, kui keegi midagi saavutab ja nagu, ma ei ütle, et kadedust ei või tunda, nagu see on fine, nagu iga inimene tunneb mingil määral kadedust, aga nagu selle kadeduse kõrval võiks ikkagi olla see tahe, et mingi, aga teeme kõik koos ja saavutame koos ja nagu toetame üksteist ja pushime ja nagu, ma ei tea, see on võib-olla see väga naiivne mõtlemine, mis mul on. Okei, ma arvan, see piim on nüüd piisavalt hea temperatuuriga. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele. Aga ma arvan, ma vastasin. Ma arvan, et mu pärmike on valmis, vähemalt see vahukihike on siin peal. Nii et ma segan selle taigna kokku ja siis me saame kohe jätkata meie küsimustega, sest et ei kuule mitte midagi, kui ma mikserdan siin. Meie taigna beebi on valmis ja teate, et ma avastasin täna selle protsessi käigus, et mu ahjul on taigna kergitamise funktsioon.
ilmselgelt ma kasutan seda, sest et see kergitamine läheb nii palju kergemalt ja ma panen ta kerkima kuskil 45 minutiks kuni tunniks ajaks. Ma ei tea, vaatame, kuidas siin ajaga on. Ma tahaksin 5 umbes valmis olla, et oma emale järgi minna, seda peab linnadena tulema, aga taigen tundub väga hea. Seni, kuni see taigen kerkib, siis ma puhastan pistaatsiad ära. Sükene väga mindless, tedious töö, aga samas üllatavalt rahustab. Ja me saame kohe võtta oma küsimusi edasi. Üks asi, milleta sa elada ei saaks. Jätta välja lähedased ja basic asjad necessityd. Ilmselgelt, ma arvan, see inimene oleks juba teadnud, mis ma siin vastan. Siis ma mõtlesin korra selle küsimuse peale ja see võib olla ülinaljakas või täiesti random. Ma isegi ei tea kumb. Aga ma ei saaks elada ilma sweatsetideta. Reaalselt nagu... I don't know how. Nagu minu go-to outfit praegu, nagu eriti kodustel päevadel, on sükene mõnus sweatset. Nagu reaalselt, kui ma teen kodus tööd, siis ma tahan ikkagi vähe näha välja cute. Ma tahan tunda ennast hästi, et ma näen hea välja. Aga ma tahan end tunda ka mugavalt. Nii et sweatset on üks asi, milleta ma ei kujutaks oma elu ette. Kuidas teil see elukorraldus korraldatud on elukaaslasega, kui sa nii palju ringi reisid? Tahate teada plot twisti või? Mu elukaaslane reisib minust rohkem praegu ja nagu läheb palju pikematele reisidele kui mina. Mitte lõbureisidele, ka tema järsku on hakanud töö pärast reisima. Ja nagu ma ütlesin video alguses, ta on ka praegu reisil, ta on Bahamal. Ja enne seda ta oli Hispaanias, siis ta oli Singapuris. Kus ta veel on praegu käinud? Prantsusmaal, Kanadas, ühesõnaga ta reisib rämedalt. Nii et mul on tunne, et nagu, kuna ma podcastis räägin hästi palju nii-öelda oma bachata reisidest ja nii-öelda festivalidest, siis kõigil on nagu arusaam, et ma olen kuidagi jätnud oma elukaaslase koju ripakile ja et ta ootab mind kodus. Aga me kuidagi oleme suutnud ajastada oma reisid niimoodi, et minu reisid on palju lühemad praegu. Nagu USA tõesti oli erand, oli pikem reis, aga üldjuhul on minu reisid reaalselt mingi 3-4 päevased nüüd, nagu that's it. Ja okei, maikuus saab olema niimoodi, et ma olen iga nädalavahetus ära, aga nädala sees olen ma kodus. Ja mu elukaaslane on ka nädala sees kodus. Nii et meil ongi nagu kuidagi vaikimisi tekkinud see kokkulepe, et kui me oleme mõlemad Eestis, siis prioriteet on meie aeg. Ilmselgelt me oma sõpru unarusse ei jäta, ehk siis, et meil mõlemal on ka aega oma sõprade jaoks, aga prioriteet on see, et meie saaks koos aega veeta, et me saaks koos kodus olla, et me saaks ühistegevusi teha, mis iganes. Ja niimoodi me panemegi seda toimima. Esiteks me planeerime oma reise, temal on minu nii-öelda graafik ja minu kalender ja siis ta üritab nagu oma, kuna ta saab valida mingil määral, et millal ta reisile läheb või millal ta peab minema, siis ta üritab ajastada niimoodi oma reisi, et me kas oleme samal ajal ära või siis, et kuidagi nagu need reisid kattuvad nii, et näiteks ma tulen tagasi ja siis ta on 4 päeva veel ära. Ühesõnaga, seal on süsteemid ja ei ole see, et ainult mina reisin, nüüd tema reisib ka ja veel rohkem. Kas ja kuidas oled peale neid meeletuid haigusi oma tervist turgutanud õppetunnid? Kas olen ja kuidas, kui ma olin nüüd viimati haige peale siis USA-st tagasi tulekut, siis ma võtsin näiteks terve nädala, kus ma olin kodus. Ma võtsin C-vitamiini ja igasuguseid vitamiine. Ma ei käinud tantsimas, ma ei käinud jõusaalis, vaid ma lihtsalt, siis ma käisin õues jalutamas, et saada nii-öelda päikest ja kõike nagu, kui oli ilus ilm. Ja õppetunnid, eks ma olen need õppetunnid varasemalt ka saanud ja ma tean, et nagu su keha räägib suga ja su keha annab sulle märke, kui on aeg puhkus võtta või kui sa nii-öelda lükkad või pushid teda liiga kaugele. Tõesti nagu tervis on number 1. Nagu ilma terviseta sa ei saa midagi teha. Kui ma olin tõesti nii haige, siis kõik kannatas, nagu mu tantsimine kannatas, sest et ma ei saa minna socialitel, ma ei saa inimeste peale köhida ju. Ma ei saa tundi anda nagu nii-öelda enda maksimumi juures, nagu kõik kannatab. Nii et tervis enne kõike ja kui tõesti keha ütleb üles, siis sa kuulad seda ja võtad selle pausi. Mitte miski nagu tööalaselt ei ole väärt seda, et sa oma tervise kaotad. Ja ma usun ka seda, et midagi ei juhtu, kui sa võtad need paar päeva vabaks. Nagu maailma seda ei alga selle tõttu, et sul mingi paar tööülesannet on tegemata või su sõbrad ei kaha ära, sest et sa nendega paar päeva ei saa kokku nagu, jah.
ma arvan, et eelkõige, kui ikka tuleb see hetk, et tervis nõuab, et nüüd on puhkus, siis on puhkus ja nii on. Kas sa võtsid Luuna Eesti kennelist või kusagilt välismaalt? Mul on tunne, et ma olen kunagi vastanud sellele küsimusele, aga Luuna tuli Tartust, ta tuli täitsa Eesti kennelist, ta tuli sellisest kennelist nagu Alluring Stars. Ja minu arust nad on need nii-öelda ühed vähesed taksiaretajad, kes nagu nad on pannud fookus, et marmortaksid nüüd. Nii-öelda aretada marmortaksisid. Ei ole silma peal hoidnud, mis see kennel praegu teeb, aga ma tean, et näiteks Luuna pesakonnas see Luuna õde on vist juba kutsikat saanud. Tal oli ainult üks õde ja see oli selline pruun marmor ja ta on võistlusi võitnud, nii et ma tean, et nad endiselt ikka aktiivselt neid taksikesi seal aretavad. Mis tooteid sa oma näohoolduses kasutad? Kõik tooted, mida ma kasutan oma näohoolduses, on selliselt brändilt nagu Image. Ja miks ma seda kasutan? Sest et minu kosmeetik soovitas neid mulle, proovisin ja need olid ainsad näohooldustooted, mis ei tekitanud mul akned kohe, kui ma nii-öelda järgmisel päeval. Ehk siis tihti, kui ma katsetan mõnda uut ilutoodet ja ma panen selle oma naha peale, siis ma ei tea miks, aga mul tekib nagu mingi allergiline reaktsioon, nagu mu nahk on väga piki. Mõned seerumid on mingid ordinary seerumid, mida ma kasutan, aga üldjuhul nii-öelda see baas, ehk siis näopesukeel ja kreem ja näiteks mingi silmaaluskreem, kõik on Image. Ma olen kasutanud seda Ormedicu sarja, ma olen kasutanud Illumat. Illuma on siis rohkem pigmentatsioonile, sest et te teate, siin on mul see pigmendilaik. Ormedic on selline tasakaalustav, hästi pigem nagu selline balansseeriv õrnpuhastus ja nüüd ma kasutan nende salitsüülhappega sarja Microcell või midagi sellist, võib-olla butšerdasin ära, et mis see on. Igastahes kasutan seda just siis nagu pesukeeli, sest et ta kuidagi puhastab mu poorid palju paremini ära. Ja kreemina ma olen kasutanud siis nii-öelda nende Ageless sarja, ma olen kasutanud nende Demaxi sarja. Demax on siis nagu tüvirakkudega. Praegu ma kasutan Ormedicu peptiididega kreemi. Ja ma kasutan kõiki nende seda päiksekaitsesarja, ehk siis mul on nende toonitud päiksekreem, näokreem siis nii-öelda igapäevane. Ma armastan suvel nende sprei päiksekaitset, mis käib ka naha või nii-öelda näo peale, sest et kõik räägivad kogu aeg, et suvel sa pead nii-öelda iga mõne tunni tagant lisama, eks ju, päiksekreemi juurde. Mina ei tea, kuidas seda meigi peal teha, pole endiselt suutnud seda nii-öelda normaalselt teha, aga see sprei on imeline, ta lisab ka sellised glow näkku, nii et jah, tavaliselt kui ma hommikul panen päiksekreemi peale, siis päeva jooksul ma refreshin selle spreiga. Aga ma olen umbes pool kaussi siin juba ära puhastanud ja ma arvan, et sellest isegi piisab. Nii et ma tulen jätkama küsimustega, kui ma hakkame rullikesi tegema. Sa tead, et tuleb hea saiapäev, kui see mitte ei tõusnud 2, vaid 3 korda. My ghetto baby! Siin oli küsimus, et kuidas ma oma tassi täidan ja vastus on täpselt see, mis ma praegu teen, see ongi minu enda tassi täitmine. Me salvestasime üks päev podcasti ja ma tean, et meil juhtus seal väike error, nii et seda osa kõrghetkest ja madalhetkest, mis me Kaisaga rääkisime, kus ma tegelikult natukene puudutasin seda teemat, et kuidas ma oma tassi täidan. See ei jäänud podcasti, nii et ma räägin teile siis praegu. Ühesõnaga pärast siis seda festivali, kus mina ja Leo õpetasime, see festival, kus siis me ka tutvusime ühtlasi Geneva. Ütleme nii, et seal juhtus palju asju ja esmaspäeval ja teisipäeval mul oli nii tugev ärevus. Kui ma ütlen nii tugev ärevus, siis meil oli Kaisaga planeeritud podcasti salvestamine teisipäeval. See oli siis juba eelmine teisipäev ja ma panen need valmis, ma tean, et meil on see päev salvestamine ja kuna hommik oli olnud mu jaoks hästi raske, vahet pole, see ei ole olnud, mis juhtus. Aga ma tean seda, et mul oli juba hommikust saadik ärevus.
ma tegin meiki endale, et minna siis podcast'i salvestama ja ma sain aru, et mu aju ei suuda maha rahuneda. Mul ainult kerib see üks teema peas, nagu see lihtsalt kerib. Iga stsenaariumid tulevad mulle pähe. Ja ma helistasin Kaisale, et küsida, et kas tal on mõni vaba päev veel sellel nädalavahetusel, et salvestada podcast'i. Ja kui ma helistasin talle, ta vastu võttis, siis ma ei suutnud isegi loogilisi lauseid kokku panna. Nagu reaalselt need laused, mis ma ei osanud seletada talle, mis toimub. Ma ei osanud talle öelda, mis valesti. Ma lihtsalt oskasin öelda, et mul on nii tugev ärevus. Aga kui ma pidin, et mis selle põhjustas, mis edasi, mul lihtsalt ei tulnud loogilisi lauseid välja ja Kaisa reaalselt nägi seda ja ta kuulis seda ja ta oli nagu okei, et me ei saa podcast'i teha niimoodi, sest et ma ei suutnud reaalselt oma mõtteid kuidagi nagu rivvi panna. Ja see päev ta ütles, et davai, et ärme tee, aga et kindlasti sa pead tegema midagi, et maha rahuneda, et kuidagi mentaalselt tagasi normaalsesse kohta jõuda. Ja sellel päeval ma alustasin sellega, et ma panin kõik riided, mis mul olid magamistoas laiali, ma panin kappist. Ma mõtlesin, et kui ma korrastan ühte tuba, siis, et kui ma üldse korrastan, siis see äkki loob ka mingi korra mul peas, mingi selguse. Ja peale seda ma läksin Luunaga jalutama ja ma ei teagi, kas see jalutuskäik oli rohkem mulle või Luunale, sest et ilus ilm oli ka ja ma teadsin, et Luuna niikuinii peab jalutada saama ja tahab välja saada. Ehk siis ma kasutasin seda võimalust, et jah, ma viisin Luuna jalutama ja me kõndisime koerte poodi, sest et talle ei meeldi jalutada, eriti veel linnas, talle ei meeldi jalutada. Ja kui ma koju tagasi tulin, siis ma küpsetasin porgandikooki. Sest et küpsetamine on minu jaoks väga-väga rahustav tegevus. See on midagi, mida mulle väga meeldib teha. Mul on lapsest saadik meeldinud juba nii-öelda üldse toiduga tegeleda või süüa teha. Nii et jah, küpsetasin porgandikooki ja vaatasin Netflixi. Niimoodi ma täidangi oma tassi. Ma lihtsalt teen oma lemmiktegevusi. Eks jah? Lihtne. Ma tean, paljudele ei meeldi süüa näiteks teha, aga I am not one of those people. Mul on juba excitement ka, et oma emale anda proovida neid rullikesi, sest ma tean, et tuleb 12 tükki. Nii et ma mõtlesingi, et ma teen 6 tükki oma vennale ja emale. Ja et saab nii-öelda lennukisse kaasa võtta homme. Nii-öelda kerge breakfast. Ja 6 tükki viin siis elukaaslase või Tanni vanematele. Panin sinna selle pistaatsia-kreemikese ära. Ja ma panen lihtsalt need purustatud pistaatsiad, mis me puhastasime enne, panen siia vahele. Ma meeldib, et alati mu ema, et kui nii-öelda ma lähen oma emale külla, siis ta küpsetab mulle nüüd meie rollid on vastamisi. Ma lähen talle pärast järgi, et ta linna tuua. Ja nüüd sain mina talle hoopis küpsetada. See tuli ikka pikk. Okei, siin oli väga naljakalt küsitud küsimus, aga ma pidin selle sisse võtma. Tundub, et Leo on rohkem su mees elukaaslane kui Tann. Kas tunnistaksid avalikult, kui nii oleks? Absoluutselt, miks ma kartma peaks seda? Kui nii oleks, siis ma ütleks lihtsalt, et elu lihtsalt läks niimoodi ja nii on, mida ma kartma peaks. See ei ole ju kellegi asi, kellega ma suhtes olen. See, kellega ma suhtes olen, ei mõjuta kellegi teise elu kui ainult minu enda ja selle inimese, kes minuga suhtes on. Ehk siis miks ma peaks kartma seda tunnistada. Aga ei ole nii ja see on lihtsalt väga läbimõeldud marketing või turundus. Ja kui inimesed arvavad, et ta on mu elukaaslane, siis tähendab, et midagi ma olen turunduslikult või müügi mõttes õigesti teinud. Sest lihtsalt me oleme bachata maailmas. Ma ei hakka teid nii-öelda selle turundusliku mõttekäiguga siin tüütama. Aga jah, kui inimestele jääb see mulje, et me oleme paar, siis seda parem meile. Ja kuidas siin oli ka küsimus, et kuidas Tann endiselt seda võtab. Tannil on täiesti, või mu elukaaslasel on täiesti savi. Tema teab, mis olukord on, tema teab, mis päriselt on, ta teab kõike. Nunnud väiksed pötsakad. Jätan need saiakesed 30 minutiks nüüd kerkima, kuigi siin juba nad väga aktiivselt kerkivad. Ma olen väga excited, et näha, mis siit välja tuleb, sest mul on tunne, et see on parim, mis ma siiamaani teinud olen. Tegelikult siia peaks panema mingid
vahukoort või midagi ja mul ei ole seda, nii et ma panen lihtsalt natukene piima neile peale, et niiskust neile anda. Ja ma mõtlen, kas siin on veel midagi, mida te teada tahaksite. Siin olid mõned asjad veel, näiteks mingi, miks sul kunagi teine perekonna nimi oli. Seda te võite kuulda ühest podcast episoodist. Ma olen sellest rääkinud just hiljuti, muide. Ühesõnaga, siin oli veel huvitavaid küsimusi, aga ma arvan, et sellised enamus küsimused, mis ka kordusid, ma jõudsin ära vastata. Ma ei lõpeta vast videot ära. Ma näitan teile, kui saiad valmis on, millist need välja tulevad ja siis me lõpetame video koos ära. Võib-olla teeme taste-testi igast ilmselgelt ju peab maitsema, kuidas need välja tulid. Nii et näeme 2 sekundi pärast. Selles me oleme peaaegu ühesugused. Ma vaatasin siis, kui sa täna sealt kodust välja tõi mulle. Ma ostsin house'ist ostsin. Väga ilusad ju. Õnne. Isegi minul ei tule nii priskad. Mul on salanipp tekkinud. Vaata, aga nüüd sa pead proovima ka. Ma ei tea, murrad või lõikud või ma ei tea. Jaa. On hea või? Seal keskel on rohkem seda kreemi, ta imas nii palju sisse, siis ma ei osanud doseerida. Aga muidu tekstuur, asjad, on hea. Õhuline. Õhuline, väga ilus. Nii et võite küll proovida. Ühesõnaga, nüüd me saame video kokku tõmmata. Näeme juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid. Ja. We run away.